tere tulemast vaatama aasta kaastöötajate tunnustamist ja Viljandi Haigla aastateo välja kuulutamist. Teie ees on kohe-kohe meie kõige suuremad lemmikud. Aga meie gala on tänavu teistmoodi, sest suurt pidu koroona ajal teha ei saanud ja seepärast toimub tänane sündmus telesaatena. Seda saab vaadata ka järelvaatamisena videos. Kuna meil on nii palju laureaate, siis pikka juttu me ei tee, vaid anname sõna juhatuse esimehele ja juhatuse liikmele. Priit Tampere ja Mart Kull, palun, sõna on teile. Tere, kallid kolleegid! Mul on väga hea meel teid siit kaamera kaudu tervitada. Mul on kaks mõtet, mida tahaks lühidalt teiega jagada. Võib-olla esimene on see, et keerulistel aegadel, eelmine aasta, mis oli, me lükkasime väga palju teemasid edasi. Ja üks teema kindlasti, mida ei tahtnud, ei tahaks ega ei saa edasi lükata, on meie kaaskolleegide, kaastöötajate tänamine. Formaat on küll natukene teistmoodi, kui varasemalt oleme harjunud, aga ma loodan, arvan ja tänu meie tiimile on kindlasti see saate moodi formaat kindlasti ka huvitav ja uus. Ja siit uue juurest kohe minnes teise mõtteni, mida ma tahaksin rõõmuga jagada, on see, et kui me vaatame nüüd juba traditsioonile otsa nende aastategude vaates, siis väga-väga suur rõõm on öelda, et selle aasta aastategude arv üle 30, see on vau. See on märgiline, see suund, kuhu me liigume meeskonnana on lahe. Ja need teod ei ole mitte tühipaljad pisikesed teokesed, vaid need kõik teod on suured südamega tehtud teod. Ja kõikide nende tegijate kogu meeskonnale aitäh selle suuna, selle teha tahtmise eest, eriti veel sellisel keerulisel aastal. Aitäh ja Mart, sõna sulle. Aitäh, Priit. Tere, kolleegid. Pidi tulema 2020 töine tavapärane aasta Viljandi Haiglas, kui me seda juhatusega jaanuaris planeerisime. Me kõik teame, kuidas see läks ja mis ei tulnud. Nii et tuli hoopis väljakutsete aasta, kohanemise aasta, tuli aasta, kus me pidime, ei teadnud hommikul ei töötajate juhtidega ja juhatusena, mis homme tuleb või mis isegi päeva teises pooles tuleb, nii et aasta tuli selgelt COVID-i aasta ja sellele viitavad ka need teod, mis meie aastateo kandidaatideks esitati, et kui ma õieti mäletan, siis pea kolmandik on otseselt või kaudselt COVID-iga seotud. Et eriline aasta, aga miski on millekski, nagu öeldakse, alati hea ja see pani meid proovile ja pani proovile meie haigla põhiväärtused, milleks on koostöö ja hoolimine. Ja ma arvan, et me tulime väga hästi sellega toime ja meie haigla kolmas põhiväärtus, milleks on areng, ka ei saanud kannatada. Et jällegi, nagu Priit ütles, need 31 aastateo kandidaati viitavad, et me ei unustanud ära samal ajal arendamist ja oma üksuste tulevikku ja eriti hea meel on, et võib-olla üks meie haigla mahukamaid, viimase 40 aasta mahukamaid projekte, Tervikumi projekt on igati graafikus ja jõudis ühe olulise verstapostini alles eile. Nii et suurepärane tulemus. Tahakski tänada siin kõiki meie kliinilisi meeskondi ja kõiki meie tugiteenuseid selle aasta eest ja kui võib-olla see punane vaip siin jääb natukene lühikseks selleks, et me kõik korraga siia peale ära mahuksime, siis minu poolt virtuaalne käepigistus ja südamlik soe suur tänu aasta 2020 eest kõigile teile. Aastategu on haigla suurimate saavutuste esile toomine. Kokku laekus 32 erinevat tegu.
Valiku tegi juhtkond ja nominendid on opioidsõltlaste asendusraviteenuse avamine Narvas, COVID-osakonna loomine, registratuuri ja verevõtutoa kolimine peahoone esimesele korrusele, Tervikumi projekt, koduhaigla loomine, akuut- ja pikaraviosakonna ühinemine, COVID-19 testimisvõimaluse loomine, erihoolekandemajade avamine, Jämejala kompleksi laiendamine ja ehitamine, Jämejala pargi hooldus, koroonakriisiga hakkama saamine, mammograafiateenuse käivitamine, pakiautomaadi kasutuselevõtt, sundravi remont, terviseedendus ja uus siseveeb, HIV-positiivsete ravi alustamine ja infektsioonihaiguste eriala loa saamine, insuldiprojekti käivitamine, jõulupreemia, kliiniliste assistentide ametikoha loomine, lastehoiuteenuse ellukutsumine kriisi ajal, lõunasöögi tellimine Jämejalga, maksaelastograafia uuringutega alustamine, paikprojekt, panustamine koroona ajal, patsientide nõukoja loomine, sõidukompensatsioon pangaarvele, sünnitusosakonna maalingud, vaktsineerimine, valikaine aken tervishoidu Viljandi gümnaasiumis visiiri meisterdamine. ja ämmaemanda sünnitusjärgne koduvisiit. Need olidki meie nominendid, aga aasta tegu 2020 on Tervikumi projekt. Tervikumi meeskonna endised ja praegused liikmed on Erki Maasing, Krista Valdvee, Triinu Ruski, Rein Telling, Andres Anier, Kersti Rekkor, Toivo Tago, Mart Kull, Priit Tampere ja Andrus Aavik. Selle aastatepikkuse projekti juures on abiks olnud ka kõikide kliinikute ja keskuste inimesed. Suur tänu teile kõigile selle panuse eest. Tiitliga kaasneb meeskonnakoolitus 500 euro väärtuses ja seda aitab korraldada koolituskeskus. Auhinda tulevad vastu võtma Erki Maasing, Krista Valdvee, Triinu Ruski. Erki, palun, sõna sulle. Pikka kõnet ette valmistanud ei olegi. Tegelikult on mul väga hea meel. Selle projekteerimise käigus on olnud nii rõõmu kui pisaraid, on rusikas käinud vastu lauda, nii et mõni asi on maha kukkunud ja kõik ägedat on olnud. Aga tänasel päeval on mul kõige suurem rõõm on see, et täna on auk kaevatud juba kesklinna maha, et see tähendab seda, et läks lahti ja me oleme ühe ägeda projekti teinud, mida saame realiseerida. Ja suur aitäh kõigile, kes on panustanud sellesse. Meie meeskond on väga tubli olnud ja väljaspoolt meeskonda on ka meid hästi palju aidatud. Nii meie haiglas seest kui ka väljapoolt. Teised kolleegid on vastu võtnud oma ruumides meid näidanud enda õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Ja ma arvan, et me oleme sellest päris palju õppinud ja me teeme ühe väga ägeda haigla Viljandisse. Nii et aitäh! Kui palju ägedaid asju me siin Viljandi haiglas igal aastal teeme. Just. Ja seetõttu annab sel aastal esmakordselt juhatus välja ka aastateo eripreemiad. Need lähevad nendele tegudele, mis iseloomustavad meie väärtusi kõige rohkem. Hoolimine on meie olemise viis. Hoolimise eripreemia saab lastehoiuteenuse ellukutsumine kevadise koroonakriisi ajal. Kutsume siia Aili Auksimäe ja ütleme suure tänu kogu lastepsühhiaatria perele. Preemiaks on suur korvitäis Viljandis alustavate ettevõtjate tooteid ja puuvilju. Järgmine Viljandi haigla väärtus on koostöö. Igaühe panus on oluline. Koostöö eripreemia saab COVID-osakonna loomine. Palume siia COVID-osakonna esindaja Ulvis Kirta
Ja täname selle teo eestvedajad Triinu Ruskit, Merit Puusilda ja Kerli Mirkat. See on tegu, milles on osalenud väga-väga paljud haiglatöötajad. Kolmas Viljandi haigla väärtus on areng. Oleme uuel avatud ja väljakutseteks valmis. Arengupreemia saab mammograafia teenuse käivitamine. Palume auhinda vastu võtma radioloogiaüksuse juhi Andrus Aaviku. Oleme jõudnud aasta kaastöötaja laureaatideni. Kokku esitati aasta kaastöötajaks 296 nominanti. Nende seast toimus omakorda valik. Iga töötaja sai anda hääle 3 kaastöötajale. Lõpphääletusel sai hääli kokku 167 inimest ja nendest kõige rohkem hääli saanud töötajaid oli 21. Aasta kaastöötajate tiitleid anti välja valdkondade kaupa, nii et iga 50 töötaja kohta tuli 1 tiitel. Tiitliga kaasneb rahaline preemia 200 eurot, tänukiri, haiglateenete märk ja 1 lisapuhkuse päev aastas. Tänukirja saavad ka kõik nominendid. Kutsume auhindu vastu võtma kliinikute ja keskuste kaupa ja iga valdkonna juhatab sisse temaatiline videoklipp. Alustame ambulatoorse ravikliinikust. Tere! Tervist! Mul oleks peaarsti juurde vaja. Ahaa, aga siis palun siia poole. See uks, mis siin paremal on. Sellest uksest sisse siit. Ja üles teisele korrusele. Okei. Tervist! Suuneti teeks tööle peaarst. Ja mis teil on muneks? No pea on haige, valutat ja siis mingi valgus ja siis käib ringi mitu päeva. Mina olen peaarst, mina ei tee teie pead terveks, aga te peate pöörduma ambulatoorsesse vastuvõttu, et siit trepist alla ja paremale ja siis natuke otse ja oletegi kohe kohale. Peade ravi, jah. Sinna poole ja alla ja paremale. Jah, kõik jätkub. Tervist. Vabandust, mul on praegu vastuvõtt, aga mis murega? Seal saadeti mind, ma käisin peaarsti juures ja siis tema ütles, et tema peaga ei tegele üldse. Ja siis ütles, et ma pean siia tulema ja mul pea valutab, mul on juba mitu päeva valutab ja vahepeal läheb mingi valgus. Ei, mul on tunne, et ikkagi ei ole praegu ka õiges kohas. Et peaksite minema meie alkoholihäiretarvitamise kabinetti. Siis nemad ravivad pead? Ja, sealt saate kõige vastu abi. Et lähete siis seda sama teed mööda tagasi, kus te tulite, peauksest välja, sealt pöörate vasakule. Aga ma juba alkoholiga olen ennast ravinud, mul ei ole vist rohkem vaja. No, nemad aitavad.
Ambulatoorse ravikliiniku aasta kaastöötaja on kliiniku juht doktor Kadri Kõivumägi. Kolleegid ütlevad Kadri kohta nii. Kadri on heatahtlik, täpne, kohusetundlik ja süsteemne. Ta oskab hästi selgitada muudatuste tagamaid ning oskab inimesi veenda. Kadri ei saanud kahjuks osaleda, sellepärast et ta on seotud õppetööga Tartus, aga ta saab kindlasti head soovid ja õnnitlused kätte. Jätkame diagnostikukliiniku teemavideoga. Mul on vaja õnnehormooni tabletti. Great! Oh, wow! Diagnostikakliiniku lemmik on bioanalüütik Airi Kukk, kelle kohta kolleegid on öelnud, et ta on väga abivalmis, sõbralik ja rõõmsameelne inimene, kellega on pingevaba koos töötada. Aga nüüd erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliinik. Nii, vahepeal juhtus väike põige saatevigade valdkonda. Selleks, et õigelt rajalt edasi minna ja mitte tagasi kerida, läheme nüüd siit edasi ja tegelikult kutsume siia eelmise valdkonna töötaja Airi, tule meie juurde. Aitäh!
Aga nüüd taas erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliinik. Video on meil juba nähtud. Läheme siit aga edasi. Palume auhindu vastu võtma EMSIK-u lemmikud. Kliiniku õendusjuht Ulvis Kirta, keda kolleegid hindavad koostöövõime ja kõigega hakkama saamise ning rahulikuks jäämise eest, eriti praegusel koroona ajal. Ja õde Terje Tuul. Kolleegid on öelnud, et tema peale saab alati kindel olla. Ta on patsiendi sõbralik ja empaatiline. Nii, ja oleme jõudnud hoolekandekeskuse juurde. Käes minu apelsini. Hoolekandekeskuse aasta kaastöötajad on Õde Elvi Link, kelle kohta kolleegid on öelnud, et ta on suure südamega inimene, kellelt on nii palju õppida. Elvi saab auhinna natuke hiljem. Ja perenaine Pille Anijärv, käre ja särtsu täis kolleeg. Nüüd aga tugiteenistused ja juhatus. Mäletatavasti oli juhatus meil eelmisel aastal 3-liikmeline, Katrin, Mart ja Priit. Vaatame neid tutvustavat klippi. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. 'Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it.
Tugiteenuste aasta kaastöötajad on koostööteenuste teenistuse juht Krista Valdvee, kes näeb lahendusi, mitte takistusi. Ta on abivalmis, vastutulelik, usaldusväärne ja lahke. vanem spetsialist Anders Kivitar. Alati heatujuline ja sõbralik kolleeg, kes tuleb appi ka vabast ajast. Hea, kiire ja korrektne. Eelika Kuusk, kliiniline assistent, kes on väga õppimishimuline, abivalmis, usaldusväärne, heasoovlik ja väga hea suhtleja. Kirurgiakliinik, kuhu kuulub ka sünnitusosakond, astub nüüd ekraanile. Tere, mopsik! Tere, kallis! Tere! Oi, ossa joo, palju õnne sulle! Meile palju õnne, anna või! Silmad ära, on ju sinu nägu? Vaata, kui väike ta! Kuulge, neiu hooldaja, vaadake, kas ta on ikka päris minu nägu? Oi, kui ilus. Ei, sinu nägu ma ei näe ju. Ja mina ka ei näe siin enda nägu. Sul on ju mask ees. Ei, no aga, vaadake siit ülevalt see... Ei räägite, täitsa sinu nägu on ju. No natuke minu nägu ka. Kuule, ta ei tunne mind äragi. Kuule, mul tead üks... töö ootab mul. Ma tulen varsti jälle, jah, tule tubli ja... nii, varsti näeme jälle. Küll siis. Oleks nagu minu silmad? On ju. Aga ei ole ka. Just täitsa ühte nägu. Öelge, kas on minu silmad? Ei näe küll midagi sarnast olevat. Siis vist ei ole minu. Asja. On ju täitsa sinu nägu ju. Vist ikkagi ei ole. Kuule, mine mõtle kodus järele. Palun, aeg jookseb, aegiline. Aitäh, kallis. Palun. Aitäh. Oota, sinu väike õde. Super siis jah. Kissi sulle ka või? On sinu oma vist jah. Ja minu oma vist on ka. Kelle siis veel? Vaata. Super. On jah. Ma olen rohkem ei julge. Ei saa enam midagi aru.
Noh. Kirurgiakliiniku aasta kaastöötajad on doktor Maret Metsmaa, usaldusväärne ja toetav kolleeg, kes leiab alati lahenduse ja motiveerib kaastöötajaid. ämmaemand Marge Varik, kes teeb alati päeva rõõmsaks ja maalib sünnitusosakonna ilusaks. Taastusravikliinik, sealhulgas koduteenused ja paik on nüüd meie ees. Seudel käsi kinni. Ma kuulan, kas neelud töötavad kõik ja Pulssi on. Pulssi on. Noh. Võtan see kätte, anna mul see kätte. Mis see süstid, ma panen kirja. Nii. Ma panen sulle siia, löön siia tagumikkude. Noh. Siit võtta välja ette. Üks. Panime paika. Panime paika. Kutsume siia Taastusravikliiniku aasta kaastöötajad, kelleks on töökas, abivalmis ja rõõmsameelne hooldaja Eve Vainurm. kohusetundlik, empaatiline ja patsiendisõbralik hooldaja Anneli Kaljula. Ja nüüd on meie ees psühhiaatriakliinik. Ai, aga kellele? Aga kuhu ma nad pean edastama? Ai, ma lähen teen parem sisse kanded ära. Aga ma ei saa ju aru, et see ligi. Ester ka ei tööta. Ma teen seda parem kodus. Tere, mu lilleke. No может быть, я дурак. No это мне не nravitsa. Juba puud annavad mulle suuniseid. Siin on vist midagi väga korrast ära. Ma pean minema.
palume lavale psühhiaatriakliiniku aasta kaastöötajad. Neid on 6. Esmalt õde Thea Dobro, humoorikas ja abivalmis kolleeg. Sundraviosakonna juhataja Ülle Kumm. Suurepärane inimene, kes süstib kolleegidesse alati positiivsust ja hoolib väga oma töötajatest. Vanemõde Kristina Muri, rõõmsameelne ja abivalmis kolleeg, kelle peale saab alati kindel olla. Kui lubab, siis ka teeb. Koordinaator Raili Jaavik, kes pakatab energiast ja rõõmust, on täpne ja kohusetundlik. Õde Marge Arus tunnustab, toetab, julgustab, on patsientide lemmik. Hooldaja Arno Rull, alati sõbralik ja hea huumorisoonega, hooliv ja tähelepanelik nii patsientide kui ka kolleegide suhtes. Aga tema saab auhinna kätte mõnevõrra hiljem. On aeg ära vaadata viimane video, mille keskmes on sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus. Ükskord veel, never again. Ükskord veel. Never again. Ükskord veel. Sõltlastekeskuse aasta kaastöötajad on koordinaator Natalja Muravljova, kes kolleegide sõnul teeb oma tööd entusiasmiga, kelle jaoks on töö nii kutsumus kui hobi, temaga võib luurele minna. Aga kahjuks saab ta auhinna kätte hiljem. Psühholoog Raine Svarts, kolleegide sõnul nagu turatsel jänes, kelle energiat ja entusiasmi jagub kõigile. Tema teine nimi on pühendumus. Ta on tõeline meeskonnamängija. Aasta kaastöötajad on pärjatud, aga meil on jagada veel tunnustusi. Kutsume siia Haigla spordiklubi sammulugemise võistluse võitjad. Võistlus käis 2 kategoorias. Alla 50-aastased ja 50+ sammujad. Kummaski kategoorias on 5 auhinda. Kutsume auhindadele järele 2 kategooria esimesed. Anesteesiaõde Kristiina Mõtsar ja vanemtegevusjuhendaja Küllike Kivipõld.
2 kategooria teised. Bioanalüütik Airi Kukk. Ja haiglaapteegi juhataja Piret Jürimäe. Palun, jah. Mõlema vanuseklassi 3. abiõde Kaisa Otsus. Saatke Kaisa sisse. Kaisat ei ole. Hooldaja Mare Lepist. Mareka ei ole. Lähme edasi. Ja mõlema vanuseklassi 4. Kirurgia kliiniku õendusjuht Janne Klussova. Tervist. Palju õnne. Oota, enne ei pääse. aitäh. Ja hooldaja Reet Lahesalu. Reeta meil siin ei ole. Nüüd siis 5. kohale kõndinud õde Kerli Ikla, keda meil ka täna siin ei ole, aga doktor Mati Kallas on. Aitäh, jõudu. Eks ma püüan kabedamini käia. Ja lisaauhinna loosime välja nende vahel, kes spordiklubi Facebook grupis jagasid pilte oma sammu lugemistest. Mulle siis. Kristel Lellep. Aga kuna see on üllatusauhind, siis ta ei teadnud siia täna kohale tulla. Nii, aga aastasportlane 2020 on meil juba varem välja õigatud ja auhinna saanud Aris Teapuu, kes kõndis iga päev ja igasuguse ilmaga 14 kilomeetrit ning tegi lisaks veel võimlemist ja väntas trenažööril, kaotades aastaga 33,5 kilo. Ring on peal, aga ometi on meil täna esmakordset võimalus välja õigata üks täiesti eriline kategooria, milleks on tegude tegu. Tegude tegu aastal 2020 on koroonakriisiga hakkama saamine. Sel puhul saavad kõik töötajad haiglakujundusega šokolaadikarbi aitäh. Me anname need siis üle juhtidele, kes karbid oma osakondadesse toimetavad. Võtame kõigepealt psühhiaatriakliiniku, kirurgiakliiniku ja ambulatoorse ravikliiniku. Taastusravi, diagnostika, sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioonikeskus. On esindajad siin ukse taga olemas meil äkki? Diagnostika on olemas. Hoolekandekeskus, kvaliteediteenistus ja EMSIK. Muretsemiseks ei ole muidugi põhjust, et ega kliiniku juhid ei lähe ühe kommikarbiga oma osakonda tagasi, et nad ikka saavad suured pakid kaasa. Läheme edasi. IT-teenistus, haldusteenistus, finantsteenistus. Koostööteenuste teenistus, apteek, õendusjuhtimine. Koostööteenused on olemas, apteek on olemas, kvaliteet on olemas, IT on olemas, finants on olemas. Ja laval astub õendusjuht Saima Hinno.
kirurgiakliinik saabus. No nii, tule edasi. Aitäh. Palun, Ville. Koroona või see on sümboolne. Andres saab oma töötajatele terve suure kotitäie neid kommikarpe kaasa. Meie auhinnakaala hakkab lõppema. Aitäh vaatamast ja aitäh kaasa elamast. Päris punkti paneb üks meeleolukas video, mis on pühendatud kogu maailma eesliini töötajatele. Viljandi haigla versioon Jeruusalemma tantsust on kohe teie ees ja selle õpetas selges kolleeg Tatjana Jürgen. Kena päeva jätku kõigile. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami